Tere õhtust! Täna astuvad siin Viimsi mõisas peegli ette meie saate 2 viimast muutujat. Enne seda on siin väriseva südamega seisnud Liia, Lea, Terje ja Anri. Täna astuvad teie ette Kariina ja Marju. Nende muutumine on tõesti aega võtnud 3 kuud. Ja ma arvan, et Marju on meie saate üks suurimaid muutujaid. Marju on Võrumaa tüdruk. Kasvas siin üles maatööd tehes. Koolipõlves meeldisid talle kirjandüte ja luuletuste kirjutamine ja laulmine. Põltsamaa 28. kutsekoolis omandas Marju aiandusmeistri 5. kategooria. Pärast lõpetamist Marju abiellus ja sündisid poeg Raul ja tütar Teele. Mida rohkem protseduure oli osalejale määratud, seda kaugemale nihkus tema saatesse saamine. Marjule tehti 7 protseduuri ja täna saate lõpuks on ta valmis. Järgnevate minutite jooksul näete, kuidas Marjule tehakse rasvaimu, kuidas ta saab uue ninakuju, uued hambad, pikad juuksed ja kunstküüned, kuidas ta näonahka piilitakse ja selga pannakse aarneniidu korsett. Kariina ütleb, et meie saatesse tuli sellepärast, et tahtis ilusat figuuri ja olla naiselik. Ta loodab, et lõpptulemus muudab kogu ta elu. Mind on väga häirima hakanud mu looduslik ujumisringas mu keha ümber. Tänases saates eemaldab doktor Viikleb Kariina rasvaimu operatsiooni käigus üleliigse rasvaladestuse kehapiirkonnas. Vitakliinikas eemaldatakse laserepilatsiooni meetodil Kariina liigne karvakasv näopiirkonnas. Ta saab uued küüned ja juuksepikendused ning selga õmmeldakse talle ülinaiselik bastionikleit. Marjul on operatsioonibloki koridorid Lääne-Tallinna Keskhaiglas juba tuttavad. Eelmises saates tehti talle rinnaplastika ja kõhuplastika operatsioon, mille käigus eemaldati üle 5 kilo liigset rasvkudet. Täna läheb ta rasvaimu operatsioonile. Täna tuleb meil ka külas suurlõikus, komplekslõikus. See on see piirkond, mis me peame võtma. See on piirkond, mis me peame imema. No tehi pöörame nüüd. Pöörame enne kõike, vaat siit me peaksime serva ja vaatama see siin. Piirkond. Siin on näha, eks ole, 1,5 kuu vana arm. See on küllalt värske, aga põhimõtteliselt seda rasva osa saame kõik ju vähendada. Et see on üks ja teiselt poolt ka samamoodi. See on näha siit moodi. Nahk tõmbab pealt kokku isegi kuni 20%. Selle peale see rasvaimu üles ehitatud on, et mitte ei jääks see nahk niimoodi lotendama, vaid ikkagi ta tõmbab kokku. Kui ta ei tõmbaks kokku, siis oleks ju mõttetus seda teha, siis jääks kõik nagu lippuma. Marjul on tehtud rindade plastika koos rasvkoe eemaldamisega, kõhuplastika koos rasvkoe eemaldamisega. Täna tehakse rasvaimu kehapiirkonda, ninaplastika, ta saab uued hambaproteesid, täitesüstid näopiirkonda, näonahapiiling, talle on määratud kaalu langetamist soodustav ravim, tal on kalorivaene dieet, ta käib jõusaalis ja basseinis, ta saab juustepikendused. Marjut ootab ees mitmetunnine narkoos, ta on optimistlik ja motiveeritud. Meil on nii fantastilised arstid, et siin ei saagi kabistada. Nende punktide kaudu viime me vedelikku sinna rasvapiirkonda sisse, siis selle mingi aja seal toimib nendele rasvarakkudele ja siis toimub mehaaniline purustamine, välja imemine, välja luristamine. Ja sellega me saavutame siis niisuguse asja, et kogu see rasva hulk, mis seal on, rasvarakkude hulk väheneb ja sinna ta enam ei taastu. Küll aga on oht selline, et kui sul järsku tekib vajadus või tahtmine hirmsasti sööma hakata, et kusagil kõrval hakkavad rasvarakud vohama.
Ja mis puudutab valu, siis üldiselt rasvaimu patsiendid operatsiooni järgselt nagu valu eriti ei kaeba. Muidugi ebameeldiv tunne on, et kõiki nagu teha ei saa, liigutades kusagilt torgib ja ebameeldiv, sihukest asja muidugi on. Sellega tuleb arvestada. Marjut oli eluaeg piinanud tema vormitu nina. Teinekord piiras nina isegi tema vaatevälja. Doktor Margus Luht on koos Marjuga tema nina kontseptsiooni kindlalt paika pannud ja sellepärast on operatsiooni lihtne teha. Kõik on selge. Operatsioon toimub mitu tundi, enne kui arsti poolt soovitud tulemuseni jõutakse. Marju on rahul ja õnnelik. See kühm oli üsna suur selline ja siis kui vaatasid, siis tundsid, et midagi jääb ette. Aga nüüd on nõudsad ja ei ole enam midagi ees. Kariina näonahk vajab ülevaatamist. Tal esineb karvakasv näopiirkonnas. Selle väikese puuduse eemaldamiseks on mitmeid võimalusi. Meie otsustasime Kariinale pakkuda üht parimat moodust – laserepilatsiooni. Seda tehakse talle Vita kliinikas. Epileerimine, see on karva foliikli hävitamine. Tähendab, sellest foliiklist enam karv ei hakka kasvama. Aga need foliiklid tekivad meil naha sees nagu pidevalt. See on juba geneetiliselt pandud meil niimoodi. Nahk nagu uuendab ennast pidevalt. Sellepärast ühe protseduuri, laserepileerimise protseduuri, ühest protseduurist ei ole piisav selle jaoks, et saada seda naha pinna täitsa puhta karvadest. Ja protseduurid me teeme ajavahemikuga 6 nädalat. Selle aja jooksul jõuavad need uued karvad nagu välja kasvada, eks ole, ja siis me jälle hävitame järgmine portsjon. Ja see käib niimoodi oleneb karvu kasvast 6 või 8 protseduuri. Selle aja jooksul ma olen palju õppinud. Ma arvan, kõige suurem asi, mis ma olen õppinud, on kuidas enda ja enda keha eest hoolitseda. Minu jaoks oli see vanasti täiesti mõttetu asi. Selline tunne, et on nagu külm ja kuum ja keegi näpistab ja vastikud torked. Vastikud torked. Kergelt punetus on praegu olemas, see kaob ära. Praegu me paneme külmakotti peale. Kariinale on tehtud ja veel tehakse. Rasva imu keha piirkonda. Täitaine süstimine huultesse. Hammaste valgendamine. Laserepilatsioon karvade eemaldamiseks. Näonaha piilik. Talle määratakse kaalu langetamist soodustav ravim. Ta käib jõusaalis ja aeroobikas. Tal on kalorivaene dieet. Ta saab juuste pikendused. Täna on Marju suurpäev. Ta saab suhu uued hambad. Doktor Kristjan Gutman, eurodentist, on nende hammaste autor. Nii, Marju, mäletad seda, et kui me alguses seda projekti nagu alustasime, me rääkisime igasugust erinevatest variantidest, mida on võimalik teha ja see ülalõug on sul selline suhteliselt nagu üheselt lahendatav, et seal neid variante nagu väga palju ei olnud, et sinna me paneme siis kõik uued hambad, aga need alumised hambad oli selline problemaatiline koht, et kuna seal olid mõned omad hambad seal olid alles, siis jõudsime sinuga nagu sellisele järeldusele, et parem oleks teha selline kombineeritud protees, kus siis osa hambaid on nagu kogu aeg nagu suus ja osa siis käib ära. Ja seda just sellepärast, et on võimalik siis teha selline väga ilus protees, nii et seal mingeid klambeid näha ei ole, püsib väga hästi, mingeid probleeme ei ole ja kuna sa oled ikkagi selline noor inimene, siis ma arvan, et see on sinu jaoks nagu kõige parem variant. Ma sain endale ilusad hambad suhu, et ma saan linna peal, saan ma käia naerda, ma saan rääkida igal pool, mitte kätt ette toppides ja ma saan endale osta ilusaid riideid ja tunda ennast järjest ikkagi palju paremini, kui ma enne tundsin. Siin me tegime siis kõik uued hambad ja see värv sai valitud siis selline suhteliselt loomulik, ma leian, et nad ei ole liiga heledad, et ei torka niimoodi silma, vaid jätavad, ma loodan, et sellise äärmiselt loomuliku mulje. Ja alaproteesi puhul siis
me valisime sellise kombineeritud proteesi, kus üks osa sellest proteesist on nagu suhu lõplikult sementeeritav, eks, ja sinna peale või sinna külge käib siis see teine osa, mis on põhimõtteliselt nagu ära käib, aga kuna ta on selline proteesiliik, siis siin mingisuguseid klambreid, mitte midagi sellist nagu näha ei jää. Ja see käib ilusti sulle umbes nagu selliste salalukkudega käib siia külge kinni ja see moodustub hambarida on selline äärmiselt ilus ja harmooniline, et ma arvan, et sa jääd nagu nendega väga rahule. Ühesõnaga, siin veel üleval tegelikult oli 2 sammast oli veel suus, mille me välja tõmbasime, siin 1 3, 1 7, need me tõmbasime välja, alt oli ka 1 sammas vaja välja tõmmata, aga ülejäänud hambad siis üritasime säilitada nii palju kui võimalik. Nii. Väga hea. Nii, ja nüüd see koht, mida ma kartsin, et äkki see keraamika ja plastmassi ülemineku koht jääb näha, siis see on ka väga hästi lahendatud, et siin ka mingisugust sellist üleminekut näha ei ole, nii et tõepoolest see väljanägemine minu arvates on äärmiselt loomulik. Nii. No nii. Ja siin on sulle peegel. Siis on kõnge. Kas tohib teid katki kallistada? Loomulikult, jah. Siis kui ma ikka täiesti ilus olen, siis ma arvan, et ma lohistan ära selle hambaarsti. Ära nii hulluks mine, tal on ka ikkagi. Pärast pausi näete, kuidas Kariinal rasvaimu tehakse, kuidas kleite proovitakse ja kuidas Marju nina lõpuks oma soovitud vormi saab. Julge muutuda! Oli 6 tavalist inimest oma tavaliste muredega, keda nende välimusel lubanud olla harmoonilised isiksused. Meie oleme neid aidanud 6 saate käigus saada uuteks inimesteks. Täna saavad peegli ette astuda Kariina ja Marju. Veel mõned sammud täiuse poole ja te näete imet. Muutumise imet. Kariina natuke kardab operatsiooni, õigemini narkoosi, kuid ta on väga sihikindel noor neiu ja jääb oma soovidele kindlaks. See operatsioon on tema elu üks suuremaid ettevõtmisi. Selline mõnus ebameeldiv tunne on tegelikult peale seda. Sest seal, kus kõige rohkem võetud, see on tuim. Ja selline tunne oleks nagu oleks mingi õhupalli otsas vedeleks. Keerata ei saa, pead niimoodi. Need kohad, mis nagu ei imetud, nende abil pead tõstma ennast ja lükkama ja siis kisama. Muud moodi ei saa. Marjul on ära tehtud ka ninaplastika ja pärast mõne nädalast ootamist võib lõpuks ära võtta ka nina katva maski. Jumal tänatud, et ilusti olete paranenud. Järjekordselt on see, et kui ma võtan maski ära, siis mingisuguse mõne tunni jooksul kerkivad koed kohevaks. Siis tekib mingisugune maskijärgne või siuke operatsioonijärgne kudede paistetus. See möödub võib-olla üks siis paari nädalaga. Ja koed lähevad lõplikult õhukeseks siis, kui sidekude valmib, see võtab kuskil pool aastat, aga selline enam on selline kaubanduslik välimus juba on, nii et reeglina ma ütlen, et kui me võtame maski maha, et siis võib minna linna ja keegi ei hakka kohe ütlema, et mis selle ninaga nüüd nagu viga on. Nina puhul ei olnud ma rahul sellega, et tal oli siuke suur kõhm ees otsas ja ta oli siuke suht lai, et nagu praegugi jääb mul praegu see kips jääb endale ette silmavaatele, siis jäi mul ennem see kühm nagu silmavaatele ette, et midagi on ees. Kui vähegi on midagi vaja ninaga teha, siis alati teine näpp toeks, et kõige tugevam mehaaniline mõjutus praegu lähema 3 nädala jooksul oleks siuke silitav. Garantii on minu eluaeg, nii et paluge jumal, et mu jalg kaua kõnniks. Kus sul see Pepu on siit, palun? Pepu on ära väljasid. Ei ole Peput täna. Tänava ninaga, see on väike konksmaa. Kariina naiselikumaks muutmise programmis on oluline koht rõivastusel.
Bastion on võtnud nõuks rõivastada ka Riinas suure lillelisse õhtukleiti. See, et me paneme siia igasuguseid rohelisi, näiteks roosasid ja satse, hakkame siit niimoodi rookima. Igast sudru-mudru tuleb siia, see on meil nagu suhteliselt spontaanne protsess. Ja venitame kõik selle satsid siia niimoodi kõhu peale alla. Niimoodi kõik niimoodi ripub, et siis see nagu optiliselt siis pikendab su siluetti, toob esile su rõõmsa näo, kataksid natukene õlga ja toob rinna nagu esile, eks ole, mis on just oluline. Kuna see kleit on ise hästi võimas, siis pole mõtet seda veel üle siin pushida igasuguste õudsete aksessuaaridega. Et siis pigem panna näiteks rõhk just käevõrudele. Praegu on selleks 2, aga võib olla veelgi rohkem näiteks, ma ei tea, 3 sükest võimsat käevõru. Nii, ja kui sa tahaks endale midagi näiteks kasuaalsemat, siis sobiks see selline lõbust pintsaki tean, see proovime selga ka. Hästi mõnus stretch puuvilane kangas, et nagu suvekuudel on seda eriti mõnus kanda ergas värv. Ja nüüd sa eriti lahe välja näeksid, tuleks niimoodi tõsta siit need varrukad ülesse. See on niisugust trendikust ja panna näiteks ainult keskelt mingi paar nööpi kinni. Värvidest keelista kindlasti erksaid ja selliseid rõõmsaid värve, kuna sa oled kevade tüüp, siis ära mitte mingil juhul pane mingisugust hästi pleekind ja igasuguseid selliseid tuhmetoone, pigem just kas mingid erksad sinist rohekat, eks ole, mis toob esile just silmade värvi, on ju, ilusa sinise helgi, erksat roosat näiteks. Siis võid näiteks panna siia alla sellise väga ülilõbusa topi, suure dekolteega jälle. Üks pidulik aksessuaar, mida võiks veel näidata, selline fantastiline lill. Tundub natukene alguses imelik, aga tegelikult sellega on hästi palju teha. Et oletab, et kui sul ongi selline kasuaalne pintsak, siis saab selle näiteks panna õla peale ja siduda ta kuskil niimoodi ilusalt, eks ole, panna siia. Tahad midagi eriti pidulikku, paneme pähe. Väga nunnu, eks ole. Võid ka panna vöö peale, aga sinu puhul ma arvan, ma seda väga ei sobi. Nii on päris äge. Kas seda saaks nagu niisama ka kanda? Tegelikult sul jakil on hästi suur kasutamisvõimalus, et sa võid nagu täitsa vabalt oma suvise garderoobideks selle jaki peale ehitada. Toppidest, eks ole, roosa, kohe plaks. Ilus topp, näed siia alla, paned kinni, kutt paistab siit välja. Võid rõutuda kollast, kui tahad midagi sellisest tagasihoidlikumale, kaaki, mingid kargopüksid võid panna ilusa joonega. See suvi on muidugi kleidid õudsed moes. Aga nad on nii mõnusad, nad on täiesti nii kaua nagu põlu all olnud. Et selles suhtes, et ära üldse jumala vabalt mine kleitide seelikutega, kleitidele ja seelikutele võiks kindlasti suurem rõhk olla. Ma arvan, et ma tahaksin endale selliseid huuli, et tulemine huul on selline kitsuke, et kas mulle sellised sobiksid? No miks mitte, saab teha. Aga see on natkene valus. Siis tuleb tuimestus teha. Kui teeme tuimestus, siis ei ole seda valu. Sobib. Allergiat teil ei ole? Ei ole. Hambaarsti juures olete käinud? Jaa. Süstiga on ravitud midagi? Jaa. Siis teeme ära. Teeme siis täna Renafos piilingut naha noorendamiseks, reprogrammeerivat protseduuri glükoolapetega. Kipitama ei hakka vist eriti, aga olen naatüübis siis, et katta ei ole midagi. Lausa kosmeetiku juures ei ole nagu käinud, aga ma olen nagu proovinud erinevaid neid puhastavaid ja niisutavaid ja kreeme ja maske ja otsin sellise, mis näole ikka on hea ja sobib. Järgmisena paneme kreemel. See rahustab natuke nahka, tasakaalustab ja siis seejärel paneme noorendavat maski. Kotsubki siis ju eriti ei ole, aga peaks ennetama. Marju jaoks oli kohutavalt tähtis saada juuksepikenduse. Ta jäi enda juurde nii kindlaks, et isegi suurte veenmisoskustega Anneli vanalinna salongist ei suutnud teda ümber veenda. Meie loomulikult aktsepteerime osalejate soove ega suru ennast peale. Marjuga algul oli plaan, et üldse teeme talle poisi pea.
et värvime tumedaks ja teeme poisipea, aga kuna tütarlaps ise oli niivõrd selle vastu, siis me otsustasime ringi hoopiski, panime pikendused. Ja kuna Marju mingi selline tahtetu tüdruk just otseselt ei ole, siis me panime ikka talle nagu päris pikad ja päris korralikud pikendused, et jääb ikka hoopis teistmoodi, kui alguses nagu ta oma juuksed nagu olid. Värvisime tumedamaks ja nüüd me neid siis muudkui siin paneme. Ja soeng tuleb siis, sina tahtsid kuidagi niimoodi kokku põimida, eks ole, et ma arvan, me nii saamegi panna siis klampritega kuidagi. Seda siis näeb siis, et ma vist ei räägi seda praegu, et sulle üllatusmoment ära ei kaoks. See on nüüd hästi hea tuntud meetod, mil viisil ma neid praegu panen, et ükshaaval nagu sinettidega kinnitan aparaadiga nad sul oma salgu külge. Hooldada saad sa neid niiviisi, kui sa saaksid käia nüüd korra kuus juuksuris, siis juuksur aitab sul nad uuesti nagu lahti kammida, natukene hooldust teha nendele, et muud erilist hooldust nagu ei olegi, et kui mõni ära tuleb, siis ei ole sellest ka hullu midagi. Saab sama tagasi panna või uue pikenduse, et pole probleemi nagu. Mul on tegelikult olnud kogu aeg nagu pikad juuksed ja nüüd 3 aastat või isegi rohkem mul on lühikesed juuksed olnud. Ja kui ma nüüd praegu vaatan nende juuste pikkust, siis 18-aastaselt olid mul nii pikad juuksed. Nii tumedad ka või? Ei, nii tumedad ei olnud. Siis ma veel ei värvinud nii. Karinal on täielikust ilust puudu veel kunstküüned, kunstripsmed ja juuksepikendused. Küüned ja juuksed saab ta abikalli ilusalongis. Kunstripsmed on üks kuumemaid iluteenuseid sellel suvel ja Karina looritatud naiselik pilk on selle kinnituseks. Marju läheb Aarne Niidu ateljeesse. Aarne on mõelnud väga põhjalikult Marju uue imaga üle. Oho, 90. See on vähem kui mul. Mind pole olemas üldse. Marju on siin kõigega nõus ja iga disainikuru õpetus kulub talle ära. Õhtukleit on üldse selline üks väga keeruline asi teha ja kanda. Ta on üks kõige vähem figuurisõbralikumaid asju. Ma ei taha sind panda suurte kangamassi, ma ei taha sind ära peita, ma tahan vastu demonstreerida suurepärast figuuri ja proportsioone uusi. Ja selle jaoks on iga õhtukleit nõuab toestust, just kõik, kellele me õmbleme, toestame alati ära õhtukleidi ja ma näidata, kui palju siia tule sisse tuleb palju metalli. Need on sellised petravad metallist sellised ribid, mis hakkavad seda õhtukleidi toestama, üleval hoida, et sa saaksid ka seda ilma pesuta kanda. See peab olema nagu meeste smokiku käku, sa lähed ise sisse, aga ise seest välja enam ei saa. Riietus, soeng, make-up, see teeb ikka inimese hoopis teiseks. Ja et kui ma praegu olen ennast niimoodi peeglist vaatanud ja järjest olen ma näost muutunud teistsuguseks. Ma tahan sulle teha kleidi tumeda, kindlasti selle show jaoks. Et ma saan sellega, ütleme, tegelikult ma armastan musta värvi õhturiietuse juures ja mul on väga suurepärane selline võimalus ka seda nagu praegu kasutada, et need on oma minud nipid, et kui me tahame nagu näha erinevust, ütleme nüüd, et kas panna sind riietada heledasse kleiti või tumedasse kleiti, siis see makett, mis on seljas, see ongi niimoodi valmistatud, et esimene pool on tume ja selja pool on nagu hele, nii et me saame seda ka vaadata, ütleme, kuidas ta siis mõjub. Heleda peal alati kõige pisemad efektid näha. Must on põnev selle poolest, et mustal võib kasutada erinevaid tekstuure. Tähendab erinev tekstuur, seda erineva tugevusega kangeid ja ma katsun luua seal aktsente nendega, näiteks ma võin teha siin sulle näiteks seda liksu, voilà, üks kleit, natukene väheks, ma natukene tahaksin veel sinu uutele näojoontele tähelepanu tõmmata, ma teen sulle väikse tüllist liksu siia. Kindlasti ma ei tahaks näha teid sellest roodulist asja, et sellist ja iseenesest on avangardne, et võib-olla mulle stiili peol on ju, aga ütleme mustriga ruudu sellise ma jätaksin ära niimoodi. Võivad tulla kõne alla suuremad
sellised näiteks ütleme mustrid, aga siis ma näitan teile jälle sellist asja, et siis ta peab olema nagu kusagil täiendina, et tema seda ei tohi nagu rohkem olla kui üks kitsas triip, mis iseenesest mõjub ka pärast veel väga hästi ja ütleme näiteks ka ühevärviliste mingid mustrid kokku sobitades me saame jälle väga ilusa optilise ja visuaalse efekti. On jäänud veel väike paus ja siis näeme seda, mida me oleme ette valmistanud 3 kuud. Peegel avaneb ja muutunud osalejad vaatavad sealt meile vastu. Nad on õnnelikud, rahul ja harmoonilised isiksused. Julge muutuda! Jätkame siit Viimsi mõisast. Täna on eriline päev. Koos loodusega on puhkenud õidega meie osalised. Pikk ja piinarikas periood on selja taga ja kohe astuvad peegli ette Karina ja Marju ja näevad seda, mida nad on oodanud 3 kuud. Meie osaleja Karina on väga palju muutunud. Poiss-tüdruk, keda avalikel üritustel saadeti tihti meeste tualetti, on muutunud nooreks hurmavaks daamiks. Ja siin seisavad inimesed, kellele tänu Karina muutus. Palun. Minule kui kirurgile oli pandud ülesandeks tegelda tema kehakuju muutmisega. Eelkõige tema kehal ebaühtlaselt ladestunud rasvakihi eemaldamisega. See on siis see nõndanimetatud liposuktsioon ehk rasvaimu. Soovitasime talle madala kaloraažilist dieeti, samuti abiks soovitasime talle ravimit, et tema isu pärssida ja tema toitumisharjumusi muuta. Ja treeningud, mis siis järgnesid, nendest juba räägivad treeningusaali nii-öelda ülemused. Täna on meil siin saates 2 treenerit. Kuidas siis Karinal trennis läks? Esimesest hetkest, kui Karina tuli Pärnusse jõusaali, siis oli selge, et inimene on hästi koostöövalmis. Selleks, et muutuda, ta on valmis tegema ükskõik mida, ja ta usaldas mind 100%, et selles mõttes ta on üks unistuste muutuja minu jaoks. Ja kogu koostöö vältel ta oli hästi selline sihikindel, et tuli tagasilööke, kaal ei langenud nii ühtlaselt, kui me ootasime. Siis ta hästi kenasti ületas need raskused ja võitles visalt. Ma arvan, et Karina ei ole muutunud ainult välimuselt, vaid ka sisemiselt. Ta on muutunud hästi naiselikuks ja tast on saanud kaunis naine. Ta on avatud ja vastuvõtlik kõigele uuele oli, mis me välja pakkusime. Et siis need uued naiselikud ja pehmed siluetid ja uus ergas koloriit, mis me siis talle välja pakkusime. Et ma arvan, et see aitab talle ennast palju naiselikumana tunda ja toob välja sellise uue pehmema poole. Ja tunneb ennast selles uues kuues väga hästi ja mugavalt ka. Tegin 10 ammast ülevalt ning 10 alt kõik, mis rääkimisele ja naeratamisele välja paistab. Protseduur kestis 45 minutit ning tulemuseks olid 7 värvitooni heledamad hambad. Karina ise on nii särav, armas ja lihtne inimene, et ega ma järgisin seda ka jomestuses, et jätsin ta suhteliselt tagasihoidliku, rõhutasin ainult natukene silmi ja veidikene sära. Kui Karina tuli esimest korda salongi abigail, siis tal oli blondeeritud siilipea, peale mida ma siis soovitasin tal kasvatada 2 kuud juukseid ja siis paigaldasime talle juukse pikenduse. Ja nüüd palume Karinal siit mõisaustest sisse tulla. Palun! Karina, siin nende 2 ukse taga on peegel. Nüüd sa lähed peegli juurde ja vaatad sealt oma uut mina, kellest sa 3 kuud tagasi ei osanud unistadagi. Oled sa valmis? Väga valmis. Aga palun. See ei ole mina.
No Kariina, kuidas tundub? Vapustav. Kui sa peegli ette tulid, mida sa vaatasid kõige esimesena? Silmi. Ja meeldivad? Väga. Aga ilusad välja. Aga nüüd võid tänada oma arste, palun. Ei näe nii kaugel. Täitsa tore. Just uus kaunis näide. Ja selleks, et sa veel õnnelikum oleks ja siin mõisas ennast super hästi tunneks, on meil sulle veel üks üllatus. Ja palun. Ta on väga ilus laps. Kõvasti. No kuidas teile tundub? Täitsa normaalne. Täitsa normaalne, see on väga hästi öeldud Eesti mehe kohta. Täitsa pandab ikka. Meie saate viimane nime on Marju. Noor naine Võrumaalt, kes kaalus saatesse tulles 125 kilo ja kaotas saate jooksul 30 kilo. Ja seda mitte ainuüksi oma tahtejõule, vaid selle taga on suur meeskonnatöö. Oleme ausad, Marju on ikkagi rasvtõve all kannatav patsient. See tähendab seda, et ta on ka ühtlasi meie Lääne-Tallinna Keskhaigla rasvtõvekirurgia üks projektidest. Temal on tehtud 2 suurt mahukat operatsiooni. Esimene operatsioon oli 2 kuud tagasi ja selle käigus me siis vähendasime tema rippuvaid hiigelsuuri rindu 3 kilo võrra ja ühtlasi võtsime ära ka suure rippuva rasvase kõhu koos naba ümber istutamisega. Ja teine operatsioon, mis sellele järgnes, oli kombinatsioon ehk simultaanoperatsioon. See eeldas niisugustest piirkondadest, kus palju rasva oli veel ladestunud, rasvaimu ehk liposuktsiooni, nii et see operatsioon oli ka väga pikk ja nõudis samamoodi taastumist ning ka ühekordset vereülekannet koos plasmaga, mis niisuguste operatsioonide puhul on hädavajalik. Vestlesin temaga mõne aja tagasi ja selgub, et enesest võitu saamine on avardanud tema maailma, muutnud teda sisemiselt kaunimaks, nii et võit, mida me saavutasime Tallinna linnapildi jaoks, on selle kõrval teisejärguline. Saavutatud tulemus 30 kilogrammi on väga hea ja kasutasime tõesti kõiki võimalikke ja võimatuid abivahendeid nagu kirurgia variant, siis toidu redutseerimine, siis samuti kehalise aktiivsuse tõustmine ja samuti ka isu nii-öelda pärssivaid preparaate. Ja Marjuga tegelikult töö jätkub, sellepärast et tema eesmärk ei ole veel päris palju saavutatud ja ma arvan, et kui nüüd aasta pärast teha jätkusaade, siis on Marju veel kena. Marju on noor inimene ja olid tema hambad siiski kahjuks väga halvas seisukorras ja omi hambaid oli järele ainult 5 tükki. Sellest hoolimata ma nägin, et on võimalik teha väga hea selline lahendus sinna ja mis oleks andnud sellise väga ilusa lõpptulemuse. Kui Marju tuli jõusaali kõikide oma naiselike võludega päris selle saate alguses, siis oli temaga seal päris raske tööd alustada, kuna tema kaal oli nii suur, et see segas ka treenimist. Ja tuli alustada hästi rahulikult ja kasutada palju veetunde, et see liigestele ei langeks väga suur koormus. Mida ta kuulas nagu suu ammul oli see, et kui me rääkisime toitumisest, sest just selline nii-öelda maatoidu pealt nüüd välja tulla ja sellise tervisliku toitumise juurde, see nõuab väga suurt pingutust. Ja ta oli selleks valmis ja ma loodan ka, et ta jätkab samas vaimus, sest kui ta teabki, et see ülekaal on, sellest tuleb lahti saada. Ja tänu sellele oli temaga hästi lihtne ka teha tööd, nii et see 30 kilo, mida ta kaotas, see ütleb ise enda eest juba, et see muutumine on olnud tohutu. Marju oli minu jaoks esiteks väga erakordne klient, aga ma üldse armastan selliseid väga niisuguseid
mitte traditsioonilisi figuure, nende peal on kõige parem mängida disainiga, nende peal on tulemus kõige nauditavam, ise saan üllatada ja see on alati üks suur eksperimenteerimine, sest inimesed on kõik erinevad, nende kehaproportsioonid on erinevad ja kui need on veel arstide abil veel muudetud ja ütleme siin ilunippidega parandatud, et see oli äärmiselt põnev töö. Ise on ta hästi julge ja hakkaja tüdruk, et talle võis soovitada ükskõik mida, et ta kõik võttis nagu hea meelega vastu ja samas oli tal hästi kindel nägemus ka, mida ta nagu tahab saada. Et poisipea vastu oli ta algul päris kategooriliselt ja seda me ei surunud ka peale, et hoopis vastupidi panime siis juuksepikendused ja tegime sellise tänaseks nagu üles pandud soengu. Ja ma usun ka, nii nagu eelkõnelejadki rääkisid, et ta vast on muutunud sisemiselt ka, et ta jätkab seda suunda edaspidi ka, ma arvan. Marju on juba mõnda aega seisnud siin mõisa uste taga ja oodanud Aarne Niidu kavandatud korsettkleit seljas. Loodame, et Marju tunneb ennast hästi ja palume ta sisse. Marju, siin uste taga on peegel ja nüüd võid sa minna ja oma uue minaga seal silmast silma kohtuda. Oled sa valmis? Jah. Palun. Täitsa uskumatu. Väga ilus. Marju, kuidas on? Väga ilus. Mida sa kõige esimesena vaatasid, kui sa peegli juurde läksid? Oma keha, oma ilusaid hambaid. Sa näed tõesti väga ilus välja. Ja nüüd on sul võimalus tänada oma arste, oma tiimi. Marju, sellega oli üllatused täna veel lõppenud, et sa ennast väga vabalt ja mõnusalt tunneks. Selleks palume siia tõsiselt muutunud, ikka naiselikumaks. No sõnu ei ole ausalt. Et tõesti tänu, aitäh kõigidele. Lihtsalt võrratult ilus. Aga teie proua olete nii kurva näoga, kas teile üldse ei meeldi või? Meeldib küll. Meeldib, jah? Ma olen niivõrd üllastanud. Jaa. Mulle meeldis talle nina ja hambad ja siis nägu ja keha.
Nüüd olete tuttavad kõikide meie osalejatega. 6 muutujat on siin Viimsi mõisas juba oma uue minaga kohtunud ja teie silma all õnnepisaraid valanud. Mis edasi? Ees on kõige huvitavam osa. Järgmisel teisipäeval siin Viimsi mõisas valitakse aasta parim muutuja 2006. Nii et kohtume järgmisel teisipäeval.